No nii, täna oleme metsas taas kord, nagu kogu aeg, et meil on orav seal puu otsas, krõbistab kuskil, vahepeal kukuvad mingid käbid. Igatahes, miks ma siia metsa täna tulin? Helen on täna tööl, aga tegelikult on vot see. Täna hakkame istutama kuuseistikuid. Miks me neid istutame, on sellepärast, et alati tuleb loodusele midagi tagasi anda. Meil on neid istikuid veel. Ma võtsin praegu kaasa, sellepärast, et mina tulin hommikul töölt. Ja panen mõned maha. Seletan, räägin, näitan, kuidas pannakse. Midagi rasket ei ole. Muud ei olegi. Et paneme mõned istikud ja nii. Mis siin ikka? Võtsin oma kaamera asjad ja kuuseistikud, labidad ja igast muud asjad. Lähme siis hakkame otsima seda kohta, kus me paneme järgmised kuused. Lähme siit vaikselt jalutama. Siin on meil looduskaamera. Tšau, Helena! Nii, lähme siit edasi. Vaatame, et saame siit enam-vähem kuiva jalaga läbi. Mingi loomade rada läheb siit. Istikuid me märjaks võib teha tegelikult, et nad on meil sellises pundis. Võite ka niipidi niisutada. Saate maale mõnusa märja kinda. Ja ma olen suutnud siit mingisugune 3 tükki niisama lihtsalt pundist välja tõmmata. Aga ei ole hullu midagi. Nii, paneme need enam-vähem siia sisse tagasi. Et nii. Voila, läheme edasi. RMK sõnul ei ole mõtet istutada okste alla, või tähendab okste peale, kännu alla, kännu kõrvale, oleneb kännust, ehk siis kohe vaatame. Ehk siis see, mis te siin näete, see oksahunnik sinna ei istuta. Näitan siis ära, kuidas on lihtne kuuski istutada. Teete siia maa sisse väikese risti. Mõnus pehme maa on siin. Nii, tegime risti ära ja nüüd lööte külje pealt labida nurgal sisse. Hops! Natuke tõstate ja selle kuuse panete siia sisse. Ümberringi võite veel jalaga natuke vajutada siit. Jäi küll natukene viltu, aga nagu päris. Ja niimoodi hakategi minema järjest. RMK sõnul on nende sõnul on öeldud, et kui te tahate tihedat metsa 2,5 meetri laiune, et 2,5 meetri laiune riba ja kuused 2 meetrit vahega. Ehk siis sealt ei mahu jänes ka läbi. Nii, aga siin tundub ka üks hea koht olevat. Hops. Ja selline rist. Ja selle labida siit niimoodi sisse. Hops, olemas. Võtame ühe kuuse, poisi, panete sellise sisse ilusti. Vajutame ümber kinni ka.
olemas. Arvestage sellega, et välja läheb nagunii neid. Kõik nagunii püsima ei jää. Vanade kändude kõrval on mõistlik istutada sellepärast, et need on tegelikult väetiseks. Nii, istutame siia piiri peale ka ühe. Lähme siia näiteks. Need istikud on natukene ka kaardus. Siis vahet ei ole, maast on. Ja niimoodi on terve see punt veel. Tahtsin rääkida seda, et miks ei ole mõistlik roobastesse istutada. Sellepärast, et kui see kuusk suureks kasvab, siis kukub ta nii või naa teil kummuli. Ja lisaks ei ole mõtet istutada sellisesse veeauku roopa keskele, pigem igale poole äärtesse. See koht, mis sealt paistab, kui me nüüd otse vaatame, seal on arvestjärgi roopad, me istutame kas sinna poole või sinna poole. Et natukene minimaalselt on ka siin loogikat. Vahepeal lööge oma labidas ka puhtaks. Nii. Siin on kännu peale, ei tohi istutada, aga kännu kõrvale võib. Nii. Sest teadagi on känd kompost. Vaila! Nägin just sokku. Suursarvedega sokk jooksis minu poole ja tegi siukest enneolematut siukest häält, nagu ta ikka mitte mekitab, vaid see pulmahüüe. Ma ei tea, kellena ma siis selle stiilimütsi ja jope ja asjadega välja paistan, aga minu poole ta jooksis. Aga ta oli suht lähedal, nii et ma pidin korraks kõvat häält tegema, nii et ta keeras sinna metsa ennast. Arvatavasti, kuna see mets on ka veel meie oma, seal metsatokas elavad kitsed, sellepärast et siin lageda peal on hästi palju kitsepabulaid ja põdrapabulaid. Aga see selleks, meie istutame kuusk edasi. Vaatame, kus me siin panna saame. Vaatame sinna poole. Siin on täpselt hea koht. Tundub. Laabidas sisse läheb. Läheb. Näe. Võtame siit ühe sellise. Jälle olemas. Igat istikut ma ei hakka filmima, aga eks ma nokin neid veel siit. Sõidame siis teise metsa.
paneme sinna äärde, paneme siia sisse, alustame sealt äärest, ma arvan. Tegelikult lähme ikkagi siia. Ma olen selline inimene, kes suudab mitu korda päevas ümber mõelda. Siin on mul mõned pakud veel, ma pärast viin need koju. Aga ma istutan siia lähestikku mõned puud. Kui ma selle pundi nüüd täna maha saan, siis on hästi. Paneme siia ka mõned. Natuke see kinni. Nii. Võtame siit jälle ühe välja. Nii et ma istutan need ära ja mis mul siin on veel, nii palju kui ma jaksan. Aga natukene ma veel siin teen ja varsti on pime käes, loomad hakkavad liikuma ja on ennem ära minna siit. Igaks juhuks. Siit läheb loomade rada. Paneme siia. Ja see, kui istik viltu jääb, ta keerab ennast nagunii valguse poolise. Aga egas midagi, ma panen siit niimoodi sinna ja varsti kohtume jälle.